Midagi ei näe siit. Ei no mingi väike kuu ikka on. Ja mis meil kell on? Kell on 1:47. Mehed lähevad kalale. Ja milline kuu on väljas? See väike täpp on kuu. Otse üles. No näed, nii saad kätte kohe. Keera kinni, vaata pritsid silmad vett täis omal. Kell on 2:27, jõudsime jõe äärde. Teeme aega parajaks. Vaatame siin perega looduses viimast kalastuslaagri videot. Markol läks kõht tühjaks siin. Mere vait. Paneme valgust juurde. Opa! No nii. Ühesõnaga korralik laager on siia püsti pandud. Piknik, jah? Nii, et merevait. Juust. Et tõenäoliselt siuke tunni aja pärast hakkame püüdma. Siis juba peaks kannatama. Aga võt jah, sellised lood. Täna väike ööpüük. Mis ma tahtsin veel? Päris ööpüük ei tule ikkagi. Praegu päris ööpüük ei tule ikkagi, aga me tulime selle pärast nii varakult, sest päeval on 27 kraadi sooja ja sellise ilmaga ei kannata lihtsalt püüdana. See on rets. Praegu on 10 kraadi sooja. Noh, kell on muidugi 2:30 öösel ka. Nii. Mis siis täna menüüs on? Kõik. Väike võiku tegemine. Ja, no nii, aga vaatame edasi. Me vaatasime siis Euroliiga poolfinaale ja siis oli mõistlik mõte, et magama üldse mitte minna, sest et teine mäng lõppes siuke veerand 1 öösel. Ja ei ole mõtet piinata ennast paari tunni unega ja siis kalale minna, nii et mõistlik oli kohe otse tulla jõe äärde ära ja Ühtsam on Monsterit juua. Monsterit juua, jah. Nii et jah, vaatasime Euroliigat ja nüüd varsti tunni aja pärast kalale. Esimene vise oleks paremini. Arvada? Minust oli seal kivi taga. Pane. Aga esimene laks. Tegelikult oli päris korralik kala võib-olla isegi. Aga teist korda ei taha enam võtta. Ma tean, panin. Ei taha, jah. No nii, mis meil on siin mingi natukene aega püütud ja käis esimene litakas ära. Korralik haug tuli nüüd. Hopsti. Ütleks, et siuke mingi 45 sendine hauga. Panin pöörleva ja kohe esimene kala, esimene vise. Kohe reaalselt esimene vise pöörlevaga ja haug otsas. Selle jaoks ongi vaja trossi. Nii. Mina arvan, et peab vist kasutama musta pöörlevat hoopis. Maicel sai kõik oma kalad musta pöörlevaga. Kindlasti kuskil on. Vesi aurab. Linnulaul. Mis saaks veel parem olla? Kui mõned suured kalad, vaata kalaparv siin on räigelt siin augus. Vaata, näed või? Jõhker. Palju tuli. Okei. Vasakult poolt või? Tuli vasakult poolt, aga ma mõtlen äkki kuskil kinni. Okei. Saad sinna poole panna või? Oho.
Võtta tuli peale, ma viskasin niimoodi püti taga. Laseme põksu välja. Teisele poole palki viskasin. Okei. No nii, nagu ma selle teise viskasin. Hops. No nii. Kurri enam ei taha. Kuidagi väga harad on need. Ops. Läks ära. Oleks tahtnud öelda, et tänane esimene kaldal ei saa ikka niimoodi. Hea pika viskega mööda kallast. Vist oli siin ikka see koht jagume ma ei. Aga noh, see oli siuke 20 sentimeetrine. Aga ühesõnaga praegu oli just nägime päris kena suurt kala. Mina ütlen küll, et ta oli 40 pluss kala. Teeme väikse kummikomi pausi. Ja siis püüame edasi, et täna kuidagi väga loiu. Pedro. Super sore. No vaatame. Loodame, et on ka siis. Oi, kuule. See on täitsa korralik. Väga korralik. See on ilus kala ju. See on mõõdukala kindlasti. Oi, tuli mul ka ära. Oi, see on väga kena. Ilus pontsik isegi. Mine vette, jah. Ilusti on kinni. Ai, kurja, kas peab ka panema nüüd koobleri? Korraliku, jumala korralikule. See võib 40 ka olla või? Ei saa aru praegu. Nii. Lõpuks ometi. Mõõduga, oi, kui ilusad värvid. Aga kindel mõõduga. Oi. Kuule, see on väga kena kala, ma panen. On õrnalt. Ära jama. Ei ole ka vist väga. No, oi, kuule, jumala paksuke. See on julm. Ossa kurja. Hea töö. Kui paksis see. Ei ropenda. Täitsa lõpp. Voot, kuule, mis asi tal siin on? Ma ei ole nii tüsedat veel näinud. 40 täpselt, jah. 40. Nice. Väga. Kuule, ma lasen tagasi ikkagi. No, laseme tagasi. Aga, no julm. Juhker plaksuke näite korra siia kaamerasse. Teeme pildi, jah, kiiresti. Nii. Ilus 40 sendine. Vaata, ta paneb ise varsti su käte pealt. Nii. Head töö. Tuuli poiss. Täitsa lõpp, kus päike kütab, enne. Oi, kui ilus kala hüppas seal. Saad sa aru või, lähme? Saad sa aru või? Täitsa ebareaalne. Ma arvan, et see ei kaamerasse isegi. Opa. Natukene meeter edasi. Aga ma usun, et see ei kaamerasse isegi. Kuidas ta lihtsalt seda putukat hüppas. Väga äge oli vaadata. Nii. No nii. On. Haug või? Ei usu. Haug, jah? Ei ole. Ei ole. Harjus. Elu esimene harjus. Palun, ära mine ära. Nii. Käsi märjaks. Kabum! No nii. Üliäge ja. Ühesõnaga, just äsja siis tuli mul ka elu esimene siis harjus. Ma tean, et tegelikult Eesti vetes seda harjust leidub tegelikult kõvasti, aga minule senimaani oli ta tabamatuks jäänud. Ja täna siis tuli, ma arvan, et siuke 25 sendine kiire pilt ja tagasi ujuma. Kala on väga palju käinud pinnas ja see harjusega oli ka, et ma nägin kaugelt, kus üks kala hüppas veest välja ja see oli tõenäoliselt sama harjus. Ja panin pöörlevaga sinna viske ja... Oi. Kuule, lõpeta ära, Anna. Aga see ei ole mõõdukala.
lõpeta ära, ei ole jah mõõdukala. Sa ei lase mul üldse rääkida, miks? Nagu sina oleks mingi A ja O siin praegu. Mina sain ikkagi harjuse. No, aitan või? Eks ma siis aitan sind. Käsi märjaks, vahepeal on tõesti parem ikkagi käsi märjaks teha ja kala kätte võtta, kui raputada teda sealt konksude otsast. Näed, läks ilusti, hops, ja pani sinna. Aga kui ta on mingi ühe konksuga kinni, siis tõesti on nagu lihtsam. Kes püüab forelli, kes püüab neid väiksed harjuseid, kes on kaitse all. Nii, aga ühesõnaga proovime edasi siis. Vägev värk. Aga noh, õues on mingi, ma ei tea, pakun, et juba mingi siuke pluss 25 tõenäoliselt. Päiksega see on päris mõistlik. Aga meil puhvid ja kõik, noh, see on sellepärast, et ikkagi need sääsed. Kuigi nüüd pole pidanud ammu panema sääsetõrjevahendit. Nii, aga meil on natukene aega tegelikult püüda. Varsti peamegi tegelikult ära lõpetama ja me ei plaaninudki väga kaua, sest et tõesti päeval läheb väga kuumaks ja siis on nagu... No öö läheb üleval kõldi. Ja öö läheb üleval ka olnud, magama ei ole läinud, jah. Kas me 6 tundi püüdsime siis või? No... 3-st hakkasime, ütleme nii. Ja nüüd on 9. Jah. Mitu forelli kaldale said? Mitu forelli kaldale said. Ühesõnaga, kell on täpselt 9 ja lõpetasime siis püügipäeva ära, et ainuõige otsus oli tulla öösel kalale, sest et no nii mega palav on praegu juba, et julm. Aga tulemused siis on niimoodi, et see mees on täna tegija. Tegijad joovad Monsterit. Tegelikult on nii räige joogianu. Aga ühesõnaga Marko siis väga ilus 40 centimeetrine paksuke, ilus forell. Mina ei saanudki ühtegi forelli kaldale. Võtt oli täna tegelikult päris palju, aga kala oli kuidagi nagu arg, et ei tulnud nagu otsustavalt võtma. Mingit mega suurt kala nagu kolli ka ei näinud. Üks haug, ütleme siuke mõõdupiiri peal haugi ja siis see harjus. Kõik kalad võivad muidugi edasi. Täna ei olnudki plaanis üldse tegelikult kala kaasa võtta, et las kalad naudivad ka seda ilusat kuuma ilma. Aga meil on nüüd siuke paar kilomeetrit autoni matkamist ja siis paneme kodu poole ajama ja siis magama, jah, sest tegelikult on öö vahele jäänud. Pole mitte ühte tundi ka maganud. Mitte midagi. Kohe Euroliiga läbi sai, hakkasime tegutsema ja vaatame, jah. Ma võib-olla lähen homme Maikliga kalale. Ma ei ole kindel selles muidugi. Aga siis see peaks olema ka ilmselgelt väga vara. Aga 2 päeva niimoodi hullu panna, ma arvan, et on natuke liig. Okei, like. Subscribe. Ja kõik jutud. Davai, tšau.